Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad! Eetris on Autotund, käes on 6. august või kui sa kuulad podcastist, siis ükskõik mis kuupäev. Stuudios Martin Mets ja Tarmo Tähepõld Geenius uudisteportaalist ja vaatame üle selle nädala autouudised Eestist ja mujalt. Ja meie saate teises pooles pikemas osas on meil üks väga-väga eriline proovisõit autoga, mida Eestis peaaegu üksikud. Tere, ma näen, et sa oled väga elevil, et ma tean, et autod ajavad sind elevile, aga seekord ma näen, et sa oled väga elevil, et ma arvan, et sa pead selle ära ütlema, et ma kardan, et vaata mõne inimese võib see jällegi siis raadio juurest ära peletada, et läheb jälle siin. Ühesõnaga, olgu, meil on proovisõitus Tesla Model 3, väga eriline elektriauto. Aga ma luban teile, see ei ole igav auto. Seda on väga hea kuulda. Ja. Aga võtame kõigepealt midagi täiesti teisest servast. Uudis, mis Tesla omanikke ei puuduta. Lahti ütles mõtteska, et mina ei ole Tesla omanik. Ja ei ole ma ka diiselauto omanik. Aga järgmisest aastast on karta, et diiselkütuse hind tõuseb veelgi. Lisaks sellele, mida võib teha maailmaturg, seekord kütuse hinda tõstab 3 asja. Maailmaturg, maksud, ehk siis aktsiis ja siis nüüd biolisandid. Ja seekord on süüdi biolisand. Aga biolisandi, see just tuli meil ju mais jälle ja pandi protsenti juurde ja hinnad natukene tõusid tanklates ja nüüd siis veel. Ja seda saab natukene veel panna sellepärast, et biolisandit mahub paaki palju. Tegelikult on niimoodi, et see 10% biolisandit bensiini puhul oli piisav, et saada normi need teatud nõuded, mis on Euroopa Liidus ette nähtud. Aga diislikütusel tuleb panna seda 12–14% ja see siis jõustub järgmise aasta jaanuarist, mis tähendab seda, et diislikütusesse tuleb hakata palju rohkem panema seda. Ja hind tõuseb loomulikult. Kui palju see siis tõuseb, on tegelikult küsimus, et on see räägime siin mingist komakohast või räägime kütuse hinna puhul me räägime ikkagi enam jaolt komakohast, sest vaevalt keegi sinna euro, ma loodan väga, et lähiajal keegi eurot lausa juurde ei pane. Hinnanguliselt Circle K sõnul võib see olla 6–8 senti. Tähendab seda näiteks, et kui maksis ennem 1,30, siis nüüd on 1,38. Ma just vaatasin kütuse hindu ja kui ma nüüd panin 6 või 8 senti hinnale otsa, siis ma sain, et diiselkütuse hind või diislikütuse hind läheb samasse klassi bensiin 98 hinnaga nüüd. Ja see on selline fikseeritud hind, mis tuleb juurde. Ja see on kummaline on see, ütleme, me elame kõik nagu ühes Euroopa Liidus, aga millegipärast näiteks Kreekas, kus ma käisin hiljuti puhkusel, oli bensiini hind tunduvalt kallim kui diislikütus hind. Ja ma ei räägi mingist sellist 1-2 sendist, vaid seal oli, ütleme, bensiin 1,7, siis diislikütusel 1,4. Räägime siin 30 sendisest hinnavahest. Ja mis nüüd selle uudise puhul on, et võib-olla okei, eks me oleme ju kõik hinnatõusud alla neeland, aga mis on kummaline, et Läti ja Leedu tõenäoliselt ei plaani seda lisa panna. Mis tähendab seda, et tere piirikaubandus. Hinnavahe hinnanguliselt võib tulla Eesti ja Läti vahel 22 senti. Ilmselt keegi Tallinnast oma diisel Volkswagenile ei lähe Lätist kütust tooma, aga jutt käib ju suurtest veokaparkidest, kes hakkavad kõik oma kütuse ja maksuraha jätma sinna lõunaosa riikidesse tulles või minnes Euroopasse, mida sa siin Eestis ikka tangid, kui sa seal saad 22 senti odavamalt. Sellega on nüüd see teema, et tegelikult kogu see Lõuna-Eestit see mõjutab ka, et inimesed võivad hakata arvutama, et kas neil lasub kohalikust tanklast võtma. Õlu on odavam, et võib-olla juba jälle tasub ära see käik. Ja et nüüd on naljaks muidugi see, et huvitav, kas valitsus võtab nüüd lõpuks selle kütuseaktsiisi ette. Sellepärast, et kui selline pauk ka veel otsa tuleb, siis... Just see pauk on selline, et tegelikult jällegi, see ei ole nüüd niimoodi, mitu paagitäit, see mõjutab neid suurkasutajaid. Nende jaoks on see ilmselt pauk.
tavainimesel mitu paagitäit sa sõidad? No üle 2 paagitäie ei sõida keegi. Et me räägime jälle mingitest üksikutest eurodest, aga tunnetuslikult muidugi rahvas vihastab, et jälle tõuseb. Aga kui ma nüüd täna vaatan, et kas osta nüüd diisliga autot või bensiiniga ja siis ma vaatan tanklas hindu ja ma näen, et 95 on alates järgmisest aastast odavam kui diisel. No raske öelda, osta selline auto, mis sulle meeldib. Diislikütusega auto puhul on nagunii see, seda tasub osta enamalt siis, kui sul aastane läbisõit on üle 25 000 kilomeetri. Ja sealt siis tee juba oma arvutused, kui palju see diislikütusega auto on kallim, aga ma arvan, et kõige muu valguses, siin me räägime siin nii väikestest summadest, et kui sa juba loed igat senti, siis ma soovitan sul autot mitte üldse osta. Aga ma tulen tagasi korra selle aktsiisi langetuse juurde, et tegelikult rahandusminister Martin Helme on tegelikult öelnud, et see ideena on laual. Et midagi konkreetsemat ei ole öeldud, see on kindlasti see häda, et erinevalt alkoholiaktsiisist, mis moodustab riigi eelarvest üsna sellise väikese osa, siis mootorkütuste aktsiis moodustab ikka väga suure osa, juba märgatav osa, et seda langetada on kindlasti keeruline, aga ma arvan, et see oleks selline asi, mille peale võiks mõelda. Minul on ettepanek kõik start-upperid, kes meid kuulavad ja nutikad inimesed. Kirjutage valmis Rahandusministeeriumile äpp või algoritm, kuhu sa sisestad kogu aeg teatud hinnatõuse langusi ja kui palju raha läheb Lätti ja kui me ikkagi teeks aktsiisi langetuse, et kui palju me saaksime seda maksuraha enda kohvrisse, sest minust käib siin jutt praegult kogu aeg selle ümber. Okei, me tõstame aktsiisi, riigi kassasse laekub selle võrra x 10 miljonit rohkem, aga siis kõik lähevad jällegi Lätti ja selle võrra laekub vähem. Aga ma arvan, et tegelikult Rahandusministeeriumi ametnikel on selline äpp või õigemini selline Excel kindlasti tegelikult juba olemas. Ja mina isiklikult loodan... Selle pealt alkoaktsiisi langetatigi? Kindlasti, aga mina loodan, et kütusaktsiisi ka ikkagi üks hetk langetaks, sellepärast, et minu meelest see ei ole mõistlik, et Eesti, mis on nii suure hajaasustusega riik, et siin lihtsalt auto on paljudes kohtades ikkagi mööda pääsmatu. Okei, ja praeguse hinnatõusu puhul muidugi, ütleme, on see biolisandi hind, aga tegelikult vähemalt aktsiisi puhul on ju eesmärk mõjutada tarbija käitumist, et me vähem sõidaks, vähem saastaks, et see suur pilt on ju see, et seda CO2 vähem õhku lendaks. Mitte see, et rahvas palju raha säästaks. Ma tulen hajaasustuse juurde tagasi, et inimene, kes elab maal töökohast 30 kilomeetri kaugusel ja tal ei ole mingit muud varianti sinna tööle jõuda, kui iga päev autoga sõita, siis lihtsalt ei ole varianti millegi muuga. Okei, mul on siin veel paar arvamust, aga me läheme sellega, see läheb nagu auto teemast natuke kaugele ja juba sellise rohkem elulisse maailma. Aga võtame järgmise teema, milleks on mitte enam diislikütus, vaid elektrit. Eelmine nädal rääkisime sellest, kuidas valitsus plaanib taastada elektriautodele ostutoetuse. Siis oli see uudis nii värske, et isegi oli selline, et oli alles peaministri ettepanek. Aga nüüd on vahepeal saanud asi täpsemaks ja on täpsustatud, mis tingimustel see on. Mis on sinu meelest kõige odav või olulisem tingimus, mis sinna kirja läks? Ma ei teagi, hind. Ma arvan ka, et hind, et ikkagi auto peab maksma vähem kui 50 000 eurot. Väga huvitav. See eemaldab võrrandist need uued premium-klassi linnamaasturid. Jaguar E-Pace, Jaguar Audi e-tron. Aga Tesla Model 3? Tesla Model 3 hind hakkab 48 000 eurost. Nüüd on see, et kas see, mõnes riigis on see, et see peab selle hinna kirjas peab olema sellise hinnaga mudel. Siin on muidugi, et auto hind, raske öelda, kas ostetava auto hind ei tohi ületada. Aga kui ma ostan auto näiteks, ostan Soomest, Rootsist, selle Model 3, et siis ma ikka saan selle toetuse. Ilmselt kui sa võtate Eesti registrisse ju, selles mõttes ei ole vahet, kust sa auto ostad, ta tuleb Eesti registrisse. Ei tea, see on hea küsimus, et kas teisest riigist ostes. Sest näiteks mäletan, oli äkki Kanada, kus Tesla pani müüki, ütleme, et oli Kanada, võib-olla oli mingi Ameerika osariik, pani nii öelda hinna kirja ühe Tesla Model 3 mudeli, mille aku oli põhimõtteliselt olematu ja hind oli hästi väike, mitte keegi ei osta seda. Ja pani lihtsalt selle pärast, et seal kehtis samamoodi tingimus, et see auto ei tohi maksta rohkem kui mingi 30 000 või autost peab olema versioon, mis maksab vähem kui teatud summa. Teeme väikse pausi ja siis räägime nendest teistest tingimustest edasi.
autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on pausilt tagasi. Jäime siia rääkima elektriautode toetuse tingimustest. Et see ei ole päris nii, et valid oma lemmiku välja, ostad ära ja siis küsid riigilt 5000 eurot tagasi. Et mis sa sealt veel välja lugesid? Mis tingimused on? Ma saan aru, et üks huvitav tingimus on veel see, et sa saad muidugi osta ühe auto. Sa ei saa endale osta mitut autot. Ühesõnaga, et taksopargid ei saa seda asja kasutada? Juriidilised isikud, firmad saavad siis osta kuni 15 autot. Okei. Iseenesest mõistlik, sest tegelikult ju eesmärk ongi neid rohkelt sõidus olevaid autosid välja vahetada. Ja veel üks tingimus on siis see, et autoga tuleb sõita 4 aasta jooksul vähemalt 80 000 kilomeetrit, nendest 64 000 Eestis. Okei, sellest kilomeetri piirangu, selles mõttes miinimumpiirangust ma saan aru, sest see on jällegi, et oluline on välja vahetada neid autosid, mis rohkelt sõidavad. Aga mis see Eesti ja välismaa, et keegi välismaal ei ostaks seda, jah? Ilmselt jah. Et tuleb keegi Euroopa vaba kaupade inimeste liikumine, et tuleb üks hispaanlane, ostab oma elektriauto ja läheb sõidab sellega. Aga mind huvitab see, et kuidas seda vahet nüüd tehakse, et ma 64 000 võin Eestis sõita ja kokku pean 80 000, et kuidas võetakse seda, et palju ma olen sõitnud näiteks Lätti ja seal paakidega diislit toonud endal naabrimehele, et kuidas seda hakatakse vaatama? Ma ei oska sulle vastata, aga ma arvan, et see niimoodi, et palun, et siin on teile see 5000 eurot ja siin on selline seadeldis, palun kinnitage see oma auto kindalaekasse. Ei tea, ütlen, et kuna seda ei ole ju veel minu arust valitsus ei ole seda kinnitanud, vaid need kõik on alles kava. Ja kava on, et sügisel see käiku lasta. Just. Ja eksperdid on öeldud nii palju, et see ilmselt läheb väga-väga ruttu, läheb see kasutatakse see toetused ära, need autod, 200 midagi autot ostetakse ära sellega, aga see pärast seda tekitab mõõna, sellepärast, et kes see tahab olla see, kes ostab elektriauto pärast seda, kui seda 5000 eurost toetust enam ei saa. Kindlasti on need inimesed, kellel praegu seda toetust pole ka vaja ja kes ostaksid see elektriauto niikuinii. Aga kui sa tunned ikka, et lihtsalt, kui ma nüüd näiteks oletame, et septembris see toetus tuleb ja siis oktoobris on juba kõik läinud ja mina tahaks nüüd oktoobris osta, ma ei taha 5000 eurot rohkem maksta, äkki tuleb uus toetus. No võt see, pigem on see, et mis sõnumi valitsus pärast seda välja annab. Kui ta ütleb kindlalt, et nagu oli praegult, et nüüd tuleb mingi 5-aastane paus, siis ikka ostetakse, siis ei hakka ju mõtlema. Aga kui jääb jälle õhku, et räägime võib-olla järgmine aasta on midagi plaanis, siis küll jah, siis võib kõik elektriauto müüjad Eestis 6 kuuks omal üldse see linnakirjast maha võtta, sest kõik jäävad seda valitsuse asja ootama, nii et selles mõttes oleks ikkagi mõistlik mingi väga pikk arengukava panna paika, et inimesed saaksid ka oma ostuotsuseid vastavalt sättida. Kui me eelmine nädal rääkisime, et riik võiks selle raha hoopis investeerida laadimistaristusse, siis nüüd tuli uudis, et vaikselt see taristu hakkab ka natukene paremuse poole minema millalgi sügisel. Jah, taristus, see on natuke paremini, praegult ma just lugesin internetis, Facebookis on elektriautode grupp eestikeelne, kus on, me oleme mõlemad seal liikmed, kus on ikka üks iga teine postitus natuke utreeritult on teemal selles, et on need laadjad Eestis, need, mis siis Elmoga kunagi püsti pandi, ja seal ees on kas keegi ennast kinni parkinud, pargivad seal taksod ja kõige hullem variant on see, et keegi elektriauto seisab seal ees, sest see on tasuta parkimiskoht, aga ta ei lae. Et keegi on lihtsalt julmalt kasutanud ära seda tasuta parkimisvõimalust ja see ongi see elektriautode minu jaoks kõige suurem traagika, et ma mõtlen, et olgu, ma lähen õhtul, lähen poodi, panen oma auto laadima ja siis avastan, et seal on 3 tükki järjekorras ja see on tüütu. Need pildid saadavad väga vale signaali mulle ka, kui ma võiks mõelda, et ostaks elektriauto, siis neetud, jälle on see laadija kinni ja ei saa laadida, et teiste kütustega seda probleemi ei ole, et millal oli probleem, et sa lähed võib-olla natuke ärritud, kui sa pead bensiinijaama ja sa juba 3 auto järel ootama mingil tipptunnil. Keegi mitte 3 auto purksiostjate järel. Jah, kus sa oled? Mis asja sa teed seal nii kaua seal sees? Ühesõnaga, enda lihtsustatud see mikrofoni taga targutad, aga kui need laadimisjaamad, et nad on juba sinna pandud, ilmselt on siis seal maa alt mingi infra veetud, et sinna kõrvale veel 3-4 jaama, et neid voolikuid läheks rohkem sealt välja, et isegi kui mingi tolvan on jäänud sinna parkima, meil lihtsalt ülbe, et siis see oleks teistel rohkem võimalusi. Et
et olgu, aga mis ma ei oska rohkem midagi riigile nõu anda. Tegelege palun. Veel eelmise nädala juurde hästi kiirelt tagasi pöördus, kus rääkisime, et BMW tutvustas järjekordselt uut linnamaasturi plaani, õigem see lekkis kuskilt. Et siis ma räntisin või laamendasin teemal, et kas tõesti ongi varsti müügisaalis 80 eri mudelit. Ja kohe järgnes kõlakas, et hoopis, tegelikult on BMW-l päris rasked ajad, sest nad on maha jäänud elektrivankrist, nad on maha jäänud hübriidivankrist ja üldse on nad natukene valesid otsuseid teinud, et hoopis hakatakse mudelit maha võtma. Aga kahjuks mitte linnamaasturite osas. Üks linnamaastur ka vist, vähemalt USAs küll, X2, mis alles siin tuli, siis mingi teise seeria kabriolett, väga huvitaval kombel räägitakse ka 8. seeria kupeest ja sellest kabrioletist, mis ju alles tulid. Nüüd tuleb 8. seeria 4-ukseline, see vist jääb. Ühesõnaga, et ühest otsast BMW ehitab neid linnamaasturid ja teisest otsast võtab normaalseid autosid maha. Okei, see teise seeria maht universaal, see vist pidi ka ära minema. See nagu on, lohutab tõelist BMW fänni kindlasti. Aga uudiste osa lõpuks on natuke toredaid uudiseid. Kuna ma nägin sellist uudist, et Bentley pani oma tehase rohealadele, mis on tehasest natuke kaugemal, 2 suurt mesitaru püsti. Ma lihtsalt küsin kohe ära, et kas see on kuidagi seotud selle kõige esimese diisli uudisega enam-vähem, et kuidagi mingi süsinikdioksiidi heitme kogustega? Ei, selle pealt Bentley ei saa, aga see oleks päris geniaalne, et kui sa teed hästi palju loodussõbralikke muid tegevusi, näiteks istutad metsa, et siis sa võid V12 mootorid edasi. Ma olen aru saanud, et selles mõttes, et mõned tanklad pääsesid ju sellest etanooli sisalduse nõudest, sest nad müüvad samal ajal loodussõbralikku gaasi. Et kui saaks kõike niimoodi üle kanda mujale, aga ei, Bentley'l on see ilmselgelt selline tore PR-projekt, et need 2 taru toodavad umbes 50 purgi jagu mett aastas, mis tähendab seda, et neid väga eksklusiivsed kliendid saavad osta. See on lihtsalt tore, et tore, et nad teevad, see on tore selline tähelepanu juhtimine, loomulikult käib sinna see, et nad tahavad seda mesilaste liigirikkust üldse mesilaste elu parandada, aga ma hakkasin vaatama, et mida siis autofirmad veel on teinud. Näiteks Bentley 90-ndatel neil oli väga kehv seis. Nad müüsid mingi mõned 3500 autot aastas, praegult on see ikkagi 5-kohaline number juba. Aga midagi sa pead ju tegema, sul on tehased, sul on inimesed, sest nad hakkasid mööblit tootma. Päris sellist loomulikult luksuslikku, nüüd on see tagasi tõmmatud, see on antud ühele teisele ettevõttele välja, aga nagu Bentley brändi alt, sa saad osta Bentley mööblit. Nii, siis loomulikult me teame, et Lamborghini teeb jätkuvalt traktoreid. Lamborghini tegi ka varem traktorid enne, kui ta üldse autofirmaks sai. Aga kui ma arvasin, et Bentley mesilased on mingi niisugune huvitav ja uus asi, väike Google ja Porschel on Leipzigis ammu juba mesila, kus on, kas sina oskad nüüd peast võid nüüd aidata, seal on 3 miljonit mesilast, Bentley on neid 200 000 ainult, kes toodavad umbes 2200 naela mett aastas, ehk siis ühe vanaaegse Porsche 911 kaalujagu. Ja seda isegi saab osta, aga ainult sealt samast tehase suveniiripoest. Just. Ja eelmine aasta üks selline 700-kilone esimene lõige, saak, müüdi maha paari päevaga. Aga ka see ei ole veel kõik. Porsche mesi, Bentley mesi, aga Volkswagen toodab juba 45 aastat vurst, ehk siis karrivurst. See on vist see, et Volkswagen praktiliselt selles oma kodubaasis toodab tegelikult vist praktiliselt kõike, mis seal inimestele eluks vajalik on. Et ta toodab töölistele, seda 18 000 vorstijuppi päevas. Ja selle jaoks on isegi Volkswagen nii-öelda varuosade andmebaasis on eraldi kood, on sellele Volkswageni vorstile. Aga tuleme siis vorstide juurest peagi tagasi Tesla Model 3 juurde, et see on selline sujuv üleminek. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Eelmine saate osa lõppes päris lõbusalt Volkswageni vorsti ja Bentley meega, aga nüüd lähme peaaegu sama lõbusalt edasi, aga ikkagi temaatiliselt. Tesla Model 3. Tesla praeguseks 4. mudel
kõige odavam mudel. Kõige odavam mudel. Aga alustamegi hinnast ja mõnest sellist põhilisest faktist. Tesla Model 3 hakkab 48 000 eurost, ta saab osta Soomest ja hinna ja läbisõidu ulatus, palju sa selle Teslaga sõita saad, on ligi 400 kilomeetrit, mis on täpselt võrdne Nissan Leafi selle kangema versiooniga, millel on suurendatud akumaht. Palju see Leaf maksab? Leaf maksab, selle hind hakkab 46 000. Nii et sisuliselt me räägime samast, loomulikult siis hakkad seal võrdlema varustusi enam-vähem, aga hinnaklass on sama. Seal ei ole vahet enam, see 2000 siia sinna. Nii, mul tekkis kohe huvi, ma ostaksin ära, et kui keeruline see on, kui ma tahaksin seda osta. Vot nii, siiamaani on Tesla müük Eestisse tegelikult olnud võrdlemisi lihtne. Et sa saad osta Soome esinduse kaudu, ma saan aru, et seda tuuakse vähemalt see on protsess, mida mulle seletas praegult selle Tesla Model 3 omanik, et parandage mind hiljem meili teel, kui ma olen millestki valesti aru saanud. Soome, sealt saad osta, ilusti Eesti registrisse võetakse, kõik on tip-top. Aga kuna Model 3-l on nii suur nõudlus, siis millegipärast öeldi, et võt, eestlane osta ei saa. Eestlasele või nagu Eesti firmale me ei müü või Eesti eraisikule. Isegi kui maksad nagu kõik täis summa? Ja öeldi, et ei millegipärast ei saa. Tekkis küsimus, kas on kõikide selle Euroopa vaba kaupade liikumise ja kõige sellega nagu kooskõlas, võime seda torkida kuskilt pidi. Saab osta ka loomulikult vähe kasutatud autosid Saksamaalt juba nagu, aga see on teine, see on kasutatud auto. Kui seda olla see, et sa lähed ikkagi ostad oma tutika Tesla, siis Soome. Kui ma tahan seda toetust ka saada. Ja kui sa tahad toetust ka saada. Ja siis ühesõnaga see protsess oligi päris keeruline läbi Soome firma, kes müüs selle siis Eesti firmale ja kõik nüüd, et võtad korraks Soome registrisse. See on sisuliselt see case. Vaat huvitav, kas siis saab, sest saad ostutoetusse, siis tegemist on juba kasutatud autoga. Ja see on palju õnne ka Rahandusministeeriumile või kes seda meedet hakkab läbi viima, sest skeeme on palju. Mida üldse võib-olla ei punuta kuidagi pahatahtlikult. Jah, skeem ongi tegelikult täiesti heatahtlik ja möödapääsmatu, aga... Just, aga keegi peab sellega tegelema. Just. Nii et jah, aga selle Tesla, kui Nissan Leafi hind sisuliselt palju üle 50 000 ei saa minna, siis võtad seal talverefid ja asjad, siis see Tesla Model 3 tippmudel, mis meil oli proovisõidus, maksab ikkagi 70 000 eurot. Aga ma ütlen, selle eest on seal ikka selline auto, et see on... Aga mis selle eest siis lisaks saab? See on 20 000 eurot, on rohkem? Okei, praktilises mõttes saad sa selle eest... Sinna vahele mahub veel üks mudel, mis on Tesla Model 3 Long Range, mis tähendab seda, et 400 kilomeetri asemel on sul läbisõidu ulatus 530 ja siis see maksab umbes 65 000 eurot ja siis sealt järgmine ongi see Performance, mille läbisõidu ulatus on sama 530, aga ta on häälestatud, see akude juhtimine, kõik on teistsuguseks, nii et ta on väga, väga, väga sportlik. Et kui sa kõvasti kuuma annad, siis loomulikult 530 kilti sa ära ei sõida sellega. Aga kui sa sõidad rahulikult, täiesti ökorežiimis, siis on ta selle long range'iga võrdne. Ja selle, lisandub muidugi nelikvedu. Et odavamal versioonil on ainult tagavedu, sellel kallimal, kiiremal tuleb juurde nelikvedu. Varustuse mõttes... seal on ka paketid, et Teslal ei ole sellist varianti, et sa ise paned 1000 linnukesi, et kas sa tahad, et sul oleks rool ühte või teist värvi, et saad helesisu, tumesisu, natuke sellist elektroonikat, autopiloot. Sellel autol ma ütlen, ma ei saanud testida seda autopiloodi toimimist, sest tal ei olnud seda sisse lülitatud. Selle saad omal nii-öelda juurde osta, et Tesla on ju sisuliselt arvuti. Mis tähendab seda, et enamik asju peale, ma ei tea, valuvelgede ja tõesti istmevärvi käib läbi arvuti. Ja kui sul on mingit lisavarustust vaja, siis see lihtsalt aktiveeritakse. Ma eeldan, et tal kõik need andurid on vaikimisi juba peal olemas. Et sa mingit kaameraid lisada sinna ei saa. Miks ei olnud sellel autol autopilooti? Mitte, et omanik oleks kuidagi olnud jällegi, ma ei taha seda või mis ma selle asjaga teen. Ei, ta oli väga huvitatud sellest. Aga nüüd me jõuame kohta, kus ma saan öelda, et Tesla nagu Apple. Sinal vist ei ole väga Apple'i, aga kuna sa töötad tehnika ajakirjanduses, see on see, et kui sul on Apple'i konto, millega on seotud kõik su seadmed ja ostad selle kaudu äppe, nii. Kui sul parool näiteks kaotsi läheb või midagi juhtub, siis see läheb lukkuna, siis sa pead hakkama suhtlema Apple'i kliendi teenindusega, kuidas sa selle lahti saad.
ja siin oli sama lugu, et inimesel oli Tesla konto olemas. Paar aastat tagasi ta tegi juba, broneeris oma selle Tesla Model 3, aga nüüd, kuna selle auto pidi ostma üks teine firma, kes pani sinna ruttu mingi oma aadressi sisse, ühesõnaga, nüüd on tegeletud paar nädalat sellega, et kuidas saada see oma konto ühendatud selle Tesla autoga. Kuhu me jõudnud oleme, et autokonto on probleem, aga tegelikult... Mitte võti ei ole kadunud, vaid parool on kadunud. Aga mul on tegelikult üks praktiline küsimus veel, et kui ma nüüd lähengi ja ostan selle auto, et kes mul seda hooldama hakkab, et kas ma pean siis Soomes. Et selleks pean eraldi minema Soome ja seal tehakse esinduses hooldus ja sellega sa pead praegult leppima, et garantii asjad, et sa pead ikka käima Tesla esinduses. Muidugi Teslasid, ma ei valmistanud selleks küsimuseks, et ma ei tea, kui pikk see hooldevälp on, aga nagu me teame, see elektriautodel ju ei ole õlivahetust, ei ole mingeid neid vedelikke, mida kõige tihedamini hooldusest tuleb vahetada. Nii et selle võrra ilmselt on need välbad pikemad, aga jah, sa pead sellega leppima, et Soome. Aga mis me siin jõuame enne pausi veel ära rääkida, et mis sa seal rahast siis saad? Et on ju räägitud Tesla sellest, et see sisu ei vasta nagu hinnaklassile. Sa mõtled nüüd lihtsalt see... Interior, jah. Tool pole piisavalt mugav ja piisavalt nahkne. Ta on väga nahkne ja lihtsalt... võetakse selle järgi, et need Model S-id, kui need esimesed tulema hakkasid, nad ikkagi maksid 100 000 ja rohkem eurot. Siis inimene, kes on tulnud 100 000 eurosest BMW-st või Mercedesest, eeldab nagu midagi teistsugust. Teslad on tõepoolest seest plastised. See nahk on ilmselgelt, ta ei ole otse vasika seljast, eks ju, nülitud, tõenäoliselt mingi vinüül, võib-olla isegi vegan, ma ei tea. Et jah, kui sa hakkad niimoodi võrdlema, siis on ta seest, ei ole võrreldav selle premium klassiga, mis on sakslased ja rootslased. Aga kui me võrdleme Nissan Leafiga? Nissan Leafiks ma arvan, et täpselt sama. Et me peame arvestama seda, et seal sees on ju see, mis seal maksab, on see akutehnoloogia ja kõik. Ja arvestades, kui raske on Teslal majanduslikult, sest kogu see arendustöö ju peab ka mahtuma selle hinna sisse, siis ma ootasin midagi palju hullemat. Ma ootasin, et seal on ikka selline rõve mingi odava, ma nime ei nimeta, ärme solva kedagi, margi plastik sees. Ei olnud täiesti talutav. Lihtsalt unusta ära, et see on 70 000. Sa ei tohi seda vaadata sellise pilguga. Ja mis oli nagu kõige puhas ostusoovitus, et kui te nüüd plaanid tellida omale ja vaata, et mulle meeldib hele nahksisu. Mulle ka meeldib õudselt. Ma tahaks kõik oleks hele. Aga sa jõuad kuskil agani, jah? Jaa, aga see nahk, need nahktoolid seal, need on valged, need on lumivalged, kirgas valged. Mis tähendab seda, et eks see on ikka, kui sa lähed natukene tolmuse käega, siis sa juba ju näed seal peast riipu, mida võib-olla natuke kollakamal või tumedamal heledal nahal ei näeks, et see on ikka müstiline. Kujutan ette, kui sa diskosaalis paneksid selle fluorestseeruva tule põlema, siis see Tesla sisu niimoodi plahvataks. Aga tellige tumeda nahksisuga või siis olge hästi puhtad inimesed. Tuleme kohe tagasi ja siis räägime sellest, et kuidas selle kiirendusega ikkagi on? Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi meie viimase plokiga. Lõpetsime väga põneva koha pealt autohuvil tõelistele vanakooli bensiinipeadele, et kuidas selle kiirendusega siis on? No see on see asi, mida elektriautode juures nagu alati räägitakse, et ei pääse nagu üle kui ümber. Üks asi, mida nende puhul räägitakse, on see, et see kiirendus on sujuv ja pidev, et seal ei ole mingit pöörete vahemikku nagu autol, et vahetad käiku, siis korraks võib-olla langeb see ära, et niimoodi jõudne jõnksutamine, et seal on jõud kogu aeg ühtselt taga, aga siis eraldi maailm on see, kuidas ta kohalt ära läheb ja mida ta alguses teeb. Ma olin selleks natukene valmis, ma olen sõitnud Model X-iga, ma olen sõitnud ka väga kiiret tänapäevast autodega. Kõige parem numbrite järgi oli Porsche 911 Turbo S, millel oli veel launch kontroll ja me saime seda Pärnu ringrajal proovida. Sirge peal õpetati instruktoristus kõrval, kuidas see käib. Ja see oli esimene auto, kus mul oli see tunne, et nagu see lõbustuspargi tunne, see, kus sul see õõnsus tekib nagu sisse kiirendamise pealt. 2,9 sekundit 100-ni. Ja siis istusin sellesse Model 3, sõitsin sealt parklast välja, vaatasin hea sirge tee ja siis vajutasin põhja. Ja see oli reaalselt, ma arvasin, et ma olen valmis, aga ma ei olnud, sest mul käis mürtsuga vastu seda peatuge.
sest et järgmistel kordadel ma teadsin, ma surusin ennast juba enne kiirendamist vastu istet. Ja see on ikka täiesti hullumeelne ja mis tekitab küsimuse, et kuidas, tihti on, et see võid ju autosse panna 2000 hobujõulise mootori, bensiiniautosse ka. Rehvid ei suuda seda nagu ju teele kanda, nad käivad lihtsalt tühjalt ringi, neid superautosid on palju, mis lõpuks peavad ennast hakkama, nende jõudu hakatakse ära pooma sellepärast, et seda ei ole mõtet, sul käib ainult rehv ringi. Et kuidas seal Teslal ei tekkinud kordagi siukest tunnet, et tal käib ratas on ringi. Et see vedamine on kuidagi seal niivõrd hästi lahendatud. Jah, sest see ju on ju füüsika toimib selles mõttes ju sama, et rehv peab haarduma maanteega ja siis autot edasi viima. Nii et ametlik number kusjuures on, kuidas ma ütlen, kõigest 3,4 sekundit 100-ni. Ma ütlen kõigest sellepärast, et Model S-i kõige vingem ludicrous naeruväärses režiimis teeb seda 2,6 sekundiga. Väidetavalt Tesla Roadster, mis tuleb loodetavasti järgmine aasta, teeb seda 1,8 sekundiga. See, mida see auto tegi praegult 3,4-ga, see tunne, ükskõik mis kiirusel sa vajutad gaasi põhja, käib see mul üks inimene oli kõrvalistmel, ma üldse ei hoiatanud, ta ilmselt ei osanud, ta ei teadnudki, et Tesla on nagu kiire auto, tegin selle nalja ära, ei hoiatanud ja vajutasin. Reaalselt väiksemad kasvu naiste rahvas, tal lendasid jalad nagu ülesse ja loomulikult mul sai siis juba lubatud kiiruse piirang täis, vajutasin järsult pidurit ja siis ta oleks peaaegu nagu sealt turvavöölt välja libisenud selle metsikult lõbus mänguasi. See on midagi täiesti sürri, kuidas 70 000 eest ei saa sellist autot, mis pakuks sellist elamust kõigile, ka nendele, keda autod absoluutselt ei kotina. Aga see on nüüd väga äge küll on ju, aga olgem ausalt, et ma ei tea, võib-olla sa teed seda, aga nagu seda nagu iga hetk ja iga päev nagu ei tee, et kuidas see nüüd nagu praktilise autoga on, et ma nüüd nagu sõidan nagu normaalne inimene, et kuidas ta nii siis käitub? Aga ongi ta ongi niivõrd mitmekülgne auto, nagu selle omanikuga rääkisime, et see on selline praktiline nohiku mänguasi. Sest kui sa võtad selle saad valida ekraanil, selleni kohe jõuame ka, paned mitte acceleration ehk kiirendus, siis on nagu, chill. Ja seal ongi kirjutatud chill või siis sport. Kui sa paned chilli peale, rooli paned normaalsettingutesse, kõik asjad, sõidad nagu tavaline vaikne elektriauto. Sa ei pea, selles mõttes seda ei ole, et sa kogu aeg tahtmatult nagu põrutad selle autoga niimoodi, et asjad autost lendavad. Ei, sa saad sellega väga rahulikult sõita kohe. Tõeline nagu, ma ütlen, Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Ainuke, mis sealt puhudu on see mootori mürin. Aga nagu ma nüüd kohe jätkame, lähme üle, et selle auto saab panna mitte küll tänapäevastele omaselt tavalistele autodele, ei tule sul kõlarist seda mootori mürinat ja summutilärinat. Aga väga olulised funktsioonid on seal siiski, sa saad panna selle auto peeretama näiteks. Miks? Mul on üks küsimus, et miks? Miks mitte? Kas see ongi ainus vastus või? Ei, tegelikult on tegemist sellega, et Tesla ju põhiliselt uuendused toimuvadki jällegi tarkvaralised. Siis kui tulevad suuremad uuendused, siis on seal loomulikult parandatakse igasuguseid asju, lisatakse funktsioone ja tihti pannaksegi lihtsalt ka, tehakse nalja. Ja mulle see meeldib see nali sellepärast, et ükskõik, kas see on peer või on seal on teised asjad, et su naviekraan muutub Marsi pinnaks, nii et sa sõidad nagu Marsi pinnal. Sa saad panna omal kamina, istud tagaistmel, prilliga vaatate päikeseloojangut, kamin köeb, eks ju. See on nagu see Telia kamina täpselt kanal. Nagu Telia kanal. Peeru asi on see, et sa saad panna, et suuna tulegang, et kui seda lülitad, siis ta teeb erinevaid peeru hääli. See on see, et sa ei tahaks seda kasutada või vastupidi ei tahaks? See on selleks ilmselt lastel naljakas, sõpradel teed paar kord naljas, lülitad välja jälle. Aga see tõsidus, see kui tänapäeva autofirmade see lõputu nagu, kus PR-osakond istub sulle, see ei käi meie brändiga kokku ja issand jumal, mis te tegite, et see on kõik kuradile saadetud. Jah, me tahame selle auto peeretama pannes, me paneme. Kõige ägedam, mitte kõige ägedam, veel üks funktsioon. Seal on mängud, arvutimängud. Saad ekraani peal sõidad ja mängid samal ajal? Ei, see on turvaline auto, mitte samal ajal. Aga parklas, näiteks pead kedagi ootama, oled taksojuht või lihtsalt. See näitab seda, milleks on tehnoloogia võimeline ja kuhu me liigume. Arvutimängud, need vanad arcade-mängud, sina tead, need Space Invaders tüüpi siuksed. Näpuga ekraani peal toksid see Asteroids. Ongi üks automäng, siuke hästi lapsik selline Mario Kart tüüpi graafikaga.
ja sa juhid seda autorooliga. Loomulikult parklas seistes, rool nagu selles mõttes ühendub ratastest lahti, et seda rooli on kerge keelata pedaalidega ja mängida automängu sellel hiigel suurel Tesla ekraanil. Muuseas, selles autos pole mitte ühtegi nuppu. Selles mõttes... Ainult ekraan? Ekraan, rooli peal on 2 väikest klõblakat ja siis akna tõstubki nupud ja need ilmselt kuskil, ma arvan, on ka mingi ohutulede nupp, et see meeldan peab olema. Aga me oleme nüüd rääkinud väga praktilistest asjadest viimased paar minutit, et aga kuidas nagu millised praktilised arvutimängud? Need, millest sa rääkisid. Aga kuidas on seal selliste tänapäevaste muude juhiabidega? No kõik on olemas ja see kõik ongi sealt ekraanilt juhitav, seal on olemas, loomulikult navi, hästi selge, see on vist Apple Maps, et ma ei saanud sellega navigeerimist väga teha. Mitte kõige parem. Aga need pildid seal Tallinnast, mis olid, sul on see suur ekraan ja satelliidivaade, nii et sa ikkagi väga hästi, väga teravalt näed, et need pildid on tehtud näiteks samas parkla kohalt, ma liigun parklas, et hästi hea jälgida. Kui selle autopiloodi sisse oleks saanud lülitada, siis oleks tulnud ka adaptiivne kiirushoidja. Selles mõttes praegult oli tavaline kiirushoidja. Heli, normaalne, kuulasime ühe helitundlikuma sõbraga, ta ütleb täiesti siuke Ameerika selline natukene võib-olla tuhmim. Ühesõnaga, ei midagi hullu, ei midagi erilist, aga mis nagu, et siin mitte ainult kiita, siis tegelikult kõige suurem puudujääk, mis mina selles nägin, see läheb koostöö kvaliteedi alla, oli maanteemüra. Et maanteel sa ei saa loota sellele, et sa sõidad oma elektriautoga ja siis suhised vaikuses. Et see on selline Jaapani auto? Refimüra, tuulemüra, see kõik tekitab sellise paraja müha, et pigem kuula raadiot või muusikat. Et linnas ja hästi siledal asfaldil on tõesti vaikne, siukene elektriautolik, aga nii kui Eesti need krobedilisemad asfaltteed ja kiirus üle 100, siis mitte midagi hullu, aga kindlasti mitte midagi, mille üle uhke olla. Nii, aga meil hakkab saateaeg otsa saama, aga ütle nüüd nagu lõpuks enda mingi, formuleeri kuidagi ostusoovitus, et kuidas ja kellele täpselt see Tesla Model 3 on? Nohikule, mängulisemale inimesele, selles hinna mõttes, kui sa ei ole siuke rallimees, võta see sama tavaline Nissan Leafi mõõtu Tesla, sul on 400 kilomeetrit sõiduulatust, ekraanil on need ägedad funktsioonid ikka olemas, auto on natuke ulmelisem kui Leaf, ühesõnaga, kui sa tahad natukene erineda teistest. Aga kui sa oled selline äge inimene ja see 20 000 lisaeurot otseselt sind selili ei löö, siis jube kihvt auto. Ma läksin suure eelarvamusega, et see on üks igav elektriauto, sest ta välimuselt mulle eriti ei meeldi. Ja ma tulin sealt välja, mul oli suu kõrvuini ja täiesti muutunud inimene. See on vist autosõidu juures üks tähtsamaid asju. Just. Aga suur tänu kuulamast ja oleme tagasi järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.